Mina kuulun sellesse õnneliku põlvkonda, kes kasvas üles looduses, ehk siis mind saadeti maale maakodusse siis, kui kevad praktiliselt algas või pärast hiljem kool lõppes ja sügisel korjati ülesse. Et minu jaoks oli loodus, mets, jõed, meri, mis iganes üks osa minu loomulikust keskkonnast, mis mind ümbritses ja ka minu mängukaaslastest. Õnneks said ka veel minu lapsed seda tunda, ehk siis ka nüüdses maakodus meid ümbritsesid suured paksud metsad ja me harjusime kõik sellega, et meie hoovi peal käisid metsloomad. Me kuidagi elasime nendega koos, seal käis ilves, seal käisid rebased, jänesed ja kitsepere oli meil nagu igapäevane külaline. Ja kui ta vahel jättis mõne päeva vahele või me näiteks ei järganud õigel ajal üles või ei vaadanud aknast välja, siis me juba tundsime rahutust, et kuhu nad siis nüüd jäänud on. Täna käisin paar päeva tagasi maal ja meid ümbritsevad nüüd lageraided. Et sisuliselt see metsavöönd ümber meie maja on veel siis minu mets, mida ma ei ole raatsinud ega ei raatsi maha raiuda, mis siis, et ma peaks seal tegema kas või hõrendamist või vigaseid või haigeid puid ära võtma, aga kuna kõik muu juba on lage, siis ma ei raatsi seda metsa puudutada. Ja lume peal ei olnud mitte ühtegi jälge ja ei olegi sellel talvel olnud mitte ühtegi jälge. Ja see on nagu hästi kurb, sellepärast et loodus, see loomulik keskkond, mille pärast me tegelikult ju tahame kõik sinna maale minna ja seal elada, et see on hakanud kaugenema. Ja see selline paralleelne koos eksisteerimine, mis näiteks meie peres oli normaalne, et meil on seal hästi palju nastikuid näiteks ja kusagil elavad rästikud ja vasskussid ja kogu see kirju maailm, mis aeg-ajalt mu lapsi ka natuke kohutas, sest et ka hundid olid seal kusagil ja ka karujäljed olid seal kusagil olemas. Siis ometigi selles oli oma mingi väga suur ja sügav võlu ja filosoofiline moment, et sa oled üks osa sellest loodusest ja sa saad seda aru, et nemad ei kahjusta sind ja sina ei kahjusta neid. Et näiteks nastik tunneb mind ära, kui ma lähen tema pesapaiga juurde ja ta ei jookse ära, sest et ta juba on tuttav minu jala selle tümpsuga või rütmiga, millega ma käin. Et mega ja meeletult kurb on, et näiteks minu lapselapsed natukene said seda tunda, aga juba on juttu kas või sellest, et näed, et vastikud sääsed või üks kardab rohkem ussi või ei, ma ei tule, sellepärast, et seal on see või teine loom võib tulla, kuigi nad polegi näinud, nad pole enam neid jälgigi näinud õieti. Ja ikkagi nagu väga võtab selle südame kokku või kuidagi väga valus on, ma mäletan, kui see esimene lageraie toimus, siis me kõik nutsime lahinal. Sõna otseses mõttes lahinal nutsime, kui sõitsime mööda. Nüüd on siuke nii ja naa, hambad ristis ja hakkad vaikselt harjuma sellega. Aga ma arvan, et sellega ei tohiks harjuda.